Antud praktikas kohtud oma sisemise lapsega. Protsessi käigus võid kogeda tugevaid emotsioone. Kuid tea, kui sa lubad endal tunda valu, lähed sellest läbi, siis koged kergust ja nii vabaneb suur hulk energiat. Kuna sa ei kasuta enam oma elujõudu selleks, et kaitseid üleval hoida või et oma tundeid ja valu alla suruda. Palun võta vastutus oma heaolu eest ja alustame. Säti end nii, et sul oleks võimalikult soe ja mugav. Su selg on sirge, õlad on vabad, kael pingevaba. Käed on keha kõrval ja peopesad avatud. Ja vii tähelepanu oma hingamisele. Sa hingad rahu sisse, hingad pinged välja. Luba kehal lõõgastuda. Su hingamine on rahulik ja mõtted rahunevad. Hingad sisse ja hingad pikalt rahulikult välja. Hingad sisse ja lõdvestu. Skaneeri oma keha pealaest jalataldadeni, veendumaks, et keha on pingevaba ja lõdvestunud. Nüüd ma palun, et sa kasutaksid oma kujutlusvõimet ja läheksid oma lapsepõlve koju, et kohtuda seal oma väikese minaga. Milline ta on? Mis tal seljas on? Milline on tema kehahoid, näoilme? Kuidas ta reageerib, kui näeb sind? Tutvusta ennast talle. Ütle, et sina oled tema ja tema on sina. Ütle, et sa tulid teda aitama.
kui ta on ebalev ja tal on raske sind usaldada, siis too mõni turvaobjekt. Mis on see, mis talle meeldib? Nüüd küsi tema käest, mida ta kardab. Mille või kelle ees on tal hirm? Mis on selle hirmu nimi? Kui see hirm asub kuskil kehas, siis kus see on? Kas sellel hirmul on värv? Mis kujuga ta on? On see suur või väike? Ütle talle, et sa näed tema hirmu, et sa tajud seda ja luba tal seda hirmu tunda. Hinga. Lubage sellel hirmul olla. Kui sinu väike sina kogeb seda hirmu, siis mida see takistab tal teha? Millisena ta ei luba endal olla? Milles on tal vaja kasvada, areneda, et ta saaks olla see, kes ta on, kuid hirmu tõttu ei saanud seda olla? Luba tal end väljendada. Mida ta teeks, kui kõik reaktsioonid oleksid lubatud?
ütle, et kõik reaktsioonid ja tunded on lubatud. Et sa aktsepteerid teda. Et sa mõistad teda. Et sa toetad teda. Ja annad talle vajalikku tähelepanu. Kellelt sa väiksena õppisid reageerima hirmuga? Kes tundis samasugust hirmu? Oli see ema, isa või hoopis vanavanemad? Kellele see hirm kuulub? Kujutle, kuidas see hirm läheb selle inimese juurde, kus see on alguse saanud. Anna see austusega sinna, kuhu see kuulub. Usaldades, et see inimene tuleb sellega ise toime, omal viisil. Teadvusta, et sina oled väike ja sinu päritolu pereliikmed on suured. Ja sina ei saa nende eest tundeid ja olukordi lahendada. Kui me oleme väiksed, siis me kohati naiivselt arvame, et kui me oma vanemaid päästame, aitame, et siis neil on kergem ja nad siis saavad meile anda armastust, mida vajame. Kuid kahjuks ei ole nii. Me ei saa oma vanemaid päästa. Kui sa oled hirmu ära andnud sinna, kuhu see kuulub, siis millise osa endast sa kaotasid? Millise sümbolina, värvina see sinu juurde tagasi tuleb? Võta see vastu. Hinga. Kuidas sa ennast praegu tunned? Kuidas väike sina ennast tunneb?
täiskasvanud sina võib elada natuke teistmoodi. Selle hirmuta. Ja siiski sa jääd oma vanemate lapseks. Vaata oma väikest mina. Suuna talle armastust. Ja see armastus, mis on temas, on suunatud sinule. Ja luba endal tunda. Ükskõik, mis tunne parasjagu on. Võid seda meditatiivset praktikat kuulata mitmeid kordi, et avastada taas uusi kihte.